räägin sulle ühe enda jõululoo. Elasin tookord sõbra vanemate ja sõbraga ühes majas. Oli minu mäletamist mööda jõuluõhtu. Sõbra vanemad ja sõber ise oli kellegi külas. Mina üksi kodus ja tekkis tahtmine kaminasse tuli teha või ahju kütta ja selleks oli puid vaja. Läksin puid kuurist tooma. Tagasi tulles avastasin, et uks on lukus. Sekundite jooksul märkasin veel nii mõndagi, et mul ei ole võtit, et mul ei ole mobiiltelefoni. Ma olen sokkide ja toasussidega lühikestes pükstes, T-särgi ja õhukese pusaga väljas. Väljas on lumi ja circa 5 kraadi külma. Kontrollimisel selgus, et kõik aknad on kinni. Muidugi on kinni. Talv on ju. Hea mees, mõtlesin endamisi. Peas tiirlesid erinevad lahendusvariandid ja alates naabrite juurde minemisest kuni akna lõhkumiseni tuli veel mitmeid mõtteid ja siis kotis. Samas elurajoonis, vist umbes kilomeetri kaugusel elab tore perekond, kellest äkki keegi on kodus. Otsustasin, et võtan selle riski ja lähen vaatan toasossidega. Tee peal jõudsin piinlikkust tunda, et kuidas ma lähen jõuluõhtul teiste inimeste rahu häirima. Kui nad on kodus, siis nende juures on kindlasti rohkem rahvast. Ja siis on eriti piinlik. Maja tuled põlesid, inimesi oli näha. Lasin kella. Abistasin ja muigasin, et tore toasussides ja lühikeste pükstega ootamatu jõuluvana. Keegi tuli avama. Oli üllatunud ja rõõmsa näoga. Selgitasin ja muidugi kutsuti mind sisse sooja. Õhtu jooksul sain oma lugu mitu korda rääkida, piinlikkust tunda ja oma riiete valiku üle. Ja sain ka, mis sa arvad, mille. Jõulukingituse muidugi. Uskumatult hästi märkavad ja soojad inimesed, et nad jõuluvanale minust teada andsid. Ma tänan veel kord perekond Lauri ja perekond Tirsi inimesi nende hetkede eest, mis tookord jõulude eel, selle ajal ja pärast on olnud. Te olete mulle suureks eeskujuks. Et jõulukuul võib olla nii probleeme täis kui ka probleemivabu hetki, siis soovitan seekord just probleemivabade hetkedega seoses. Anna eraldi aega oma suhtele kaaslasega, eraldi lapsega ja eraldi aega suhtele muu lähedase inimesega. Kui sul on mitu last, siis anna aega igale lapsele eraldi, kas või natukene. Anna aega ka suhtele endale, ehk siis iseendale. Mõtle või ole vaikuses mõni sulle sobiva heli taustal või sobiva valgusega. Kas või natukene. Aitäh, et sa andsid praegu mulle ja perekonnale aega. Häid jõule sulle.